Täna mul on siis eskort. Kutsa saadab mind igale poole, viisin ühe kliendi koju, tahtis selle kliendi juurde majja peaaegu minna. Nüüd ta jookseb mul auto kõrval. Keegi on kutsa ära kaotanud. Ma üritasin tal kaelarihma pealt vaadata, kes ta on, aga ta on piisavalt pelglik, et ta ei lase endal täitsa kaelarihma katsuda. Muidu vaataks sealt omaniku või telefoninumbrit, kui seal on. Kui kiip oli tal õieti seal, et mina ei tea. Kiibi järgi mina ei oska vaadata muidugi. Aga üks väga huvitav kutsa, et ja saadab mind kuskile. Ma ei tea, kui kaugele ta nüüd saatma on nõus, mul oleks tore muidugi, kui mul võiks terve selline kelgukoort ja selline seltskond olla ja auto ümber jooksvas. No täna on siis see koer. Jah. No jah. Noh, leidsid kodu üles või? On sinu kodu või? Räägime juttu temaga, aga tuleb tagasi juba. Tuba tuleb tagasi, ilmselt on kodu kaugemal tal. Ma olen vist mingi stalker, jälitan koera. Ja milleni ma küll jõudnud olen oma elus. Aga vahva kutsa on. Vaatame, kus ta siis jalutab. Iga maja juures käib peaaegu. Vaatab jälle, mis siin maja autolõhnad on, üle kus auto sõitnud on ja ta vist üritab autoratta järgi leida, kas oma kodukohast on lõhnasid sellel autorattal. Et iseenesest väga nutikas koer tundub olevat. Kodu on igatahes tal kadunud. Noh, räägivad, et need võivad 10 kilomeetreid vist joosta öö jooksul läbi. Mul autol natuke kütust on veel. Nüüd ta märgistab. Järgmised koerad, kes tulevad, teavad, et ta on siit läbi käinud. Minu autotee lõpeb ära. Vasti ma ei saa sõita enam ju. Stalker olev jälitab huskid. No kus sa nüüd lähed siis? Saarema läheb mõnda muru või? No jah. Jaltsi ma vist ei hakka jälitama. Ei jälita rohkem olev. Tule normaalsele mõistusele. Nii. Aga tore oli. Väike 5 minutit. Jalutuskäik koeraga. Mina sõitsin autoga, aga noh, huvitav sellegi poolest. Kena ööd!